Tšau, see on nüüd selline vaheladumine. Äh, Tulevad jälle välja need sõnumid, mis peavad tulema sulle välja. Ja ma võtan kaardid, mis ise välja hüppavad, no mitte nii palju. Aga alustame siis sellest esimesest, mis pidi ma pakkan. Esimene on karikate kuninganna ja siin on näha, et ta on väga intuitiivne, justkui selgeltnägija, tal on väga suur karikas, ehk siis nagu väga avatud südamega. Ma tahan öelda, naised on siin väga head tajujad, on tegelikult suure nägemise potentsiaaliga, sina, kes sa seda vaatad, et tegelikult sul on suur nägemise ja tajumise potentsiaal ja sa saad seda avada ja kasutada läbi oma südame avamise ja kuidagi armastuse energias olemisega. Ja siin ka, kui ma nüüd vaatan, siis minu jaoks siit nagu tal väga helendab, kuidagi see koht jääb mulle hästi silma. Et ma ei hakka enam kordama, aga tajumise ja nii-öelda nägemise ja selline energiamaailmaga tegelemise potentsiaal on sinul ja selle ladumise vaatajatel päris suur. Aga nagu ma ütlesin, selleks on vaja oma südame tasandiga tegeleda. Kui on mingid valud või mingid raskused südames, siis need nagu ära eemaldada, et need võivad olla blokeeringud selle nägemise ja kogu selle energiamaailmaga ühendumise ees, ütleme nii. Väga äge sõnum kohe tuli, ka vaatan, mis sulle veel tuleb. Ja siin on karikate 5. Oot, see on poiss, karikate poiss. Ja see läheb mul juba kokku selle sama kaardiga, mis ma juba just ütlesin, et see südametasand ja see, et tal on siin on nagu nii suur karikas, ehk siis nii suur see armastuse potentsiaal, armastamise võime on väga suur. Aga siin on see karikas on justkui nagu kinni, see on suletud mingisuguse molluskiga, ütleme nii, 8-jalgane. Ja nagu ma juba jälle ütlesin, et vaja on kuidagi seda südametasandit rohkem avada ja sellega rohkem ühenduda. Et kui sa tunned, et sul on mingi blokeering seal või kui miski on kuidagi selle südametasandi võib-olla sulgenud, kas siis võib-olla viimasel ajal või kuna iganes, et tegelikult on võimalus seda nüüd siis nagu avada ja avastada, et kuidas sa selle ära oled blokeerinud, sest ta vaatleb seda karikat ja ta uurib seda, ehk siis võib-olla sul on nagu võimalus hakata avastama ja uurima, et mis on sul nagu blokeeringud, ütleme nii, et siis nagu südame avatuna hoidmise ees ja läbi sellega, et mis on need blokeeringud, mis sul ei lase siis võib-olla seda energiamaailmat tajuda või seal kuidagi seda kasutada. Et mida ma enne tahtsin öelda, oli see, et kuna ta vaatab selle karika poole, siis sul on võimalus, praegu väga hea võimalus või väga hea aeg avastada siis, nagu ma juba ütlesin, siis avastada neid blokeeringuid ja nendest teadlikuks saada. Et mis võib-olla sinu südant võib-olla rohkem kinni hoiab ja mis aitaks sellel avaneda. Et millegipärast on praegu väga hea aeg seda uurida ja avastada ja vaadata sinna karika sisse või siis oma seda nii-öelda varju poolt vaadelda ja avastada. Ka vaatame veel, mis sulle tuleb tulla. Ja siin on maag. Ja sellega ma tahakski öelda, et kui sa nüüd
hakkad seda südametasandit avama, siis sinu jaoks avanevad sellega seoses kõik need siis ütleme nii, et teadmised, mis on sinu sees varjul, peidus. Sul on, nagu ma juba ütlesin, sul on väga suur potentsiaal ja sul on väga palju avastamata andeid. Ja praegu, nagu ma juba ütlesin, on väga hea neid hakata avastama, uurima, nendest teadlikuks saama. Et kõigepealt siis on see nagu see südametasandi avamine, need blokeeringute lahustamine ja siis tulevad need nagu võimed ja teadmised ja selgus ja ka tegelikult siis nii-öelda meisterlikkus. Ka vaata, mis sulle veel võiks siia sõnumiks tulla. Siin midagi pööras ümber. Ei pööranud, vaatame veel siis. See ei tulnud välja. Nii, ja siit tuli mündi 5 on see. Ja siin ta hoiab peast kinni. Ja nüüd mul tuleb 2 asja. Et ühtepidi hoiab peast kinni ja teistpidi minu jaoks siit on see nii-öelda emakas ja naiselikkus. Ja ma tahan jällegi viia selle jutu sinna nii-öelda vaimsuse peale. Et sind natukene blokeerib ka sinu mõistus. Sest ta hoiab siin nagu peast kinni ja keskendumine sellele, mis nagu on valesti või selline mitte lihtsalt nagu vaesusmentaliteet, aga natukene, ütleme, et kergelt võib olla ohvrimeelsust. Aga see, et mulle seda nagu emakat siit viskab, et ikkagi see kuidagi ka naiselikkus ja see naiselik tarkus ja oma sellise ürgse jõu kasutamine ja oma sisemusega ühenduses olemine, et seda on kuidagi väga vaja rohkem. Et ühtepidi ongi see nagu see südametarkus, ütleme nii, aga ka see naiselik tarkus ja ürgsus. Ma tahan ikkagi öelda nagu ürgsus. Et võib-olla on ka selline, jällegi ma pean ütlema, et see maaga ühendumine ja maandatus ja ürgsus, kuidagi on vaja tulla tagasi endasse. Ja mitte nagu ülemneri ta ongi justkui see nagu südameühendus, aga siit tahab tulla veel seda nagu alumise poole ühendust, et mitte ainult nii-öelda nagu vaadelda taeva poole või nagu kõrgustesse ja küsida nii-öelda kõrgematelt jõududelt abi, aga väga on vaja ka vaadata allapoole ja ka keha teemasid tegelikult uurida, et mis võivad olla ka siis nagu füüsilised probleemid, et kellel ongi siis võib-olla peavalud ja kellel on mingi naiste teemadega probleemid. Et ühtepidi on nagu selline suur potentsiaal, aga teistpidi on blokeeringuid on ka kehalises tasandis, et see füüsiline pool vajab ka kuidagi tähelepanu. Ja sellega saab aidata, nagu ma ütlesin, juba maandatus on ju. Aga saab ka aidata see südame avamine, südamega tegelemine, aga ainult sellest ei piisa, et seda füüsist on ka vaja kuidagi parandada ja edendada ja kuidagi sellest on ka vaja hoolitseda. Et see vajab ka nagu tähelepanu. No ikkagi see karikate 5 tuli ka välja, mis ma enne juba ütlesin. Ja see on see mure ja stress selle pärast, mis on valesti. Et see võib ka olla see üks blokeering. Et nagu märkad, no ilmselgelt on hea olla teadlik sellest, mis on valesti, on ju.
aga see võiks olla selleks, et sellest õppida või lihtsalt teadlik olla või lihtsalt, et selles osas nagu tark olla, onju. Aga selline võib-olla mitte lihtsalt muretsemine, vaid võib-olla mingi süütunne või mingi häbitunne. Ja võib-olla ka sellepärast, et midagi on nagu võib-olla valesti läinud. Ei suuda justkui millestki lahti lasta. Ja mingid asjad võivad justkui muudkui kerida peas ja kuidagi ka omaette mingid valusid tekitada või füüsilisi mingeid raskusi kuidagi tekitada ja luua ja nagu selline must olemine, et siin mõlemad on all nagu kuidagi nagu mustad ja mures ja nagu ka vaevas. Et ütleme nii, et miski on nagu valesti läinud ja see justkui ei lase sul võib-olla edasi liikuda ja samas ka areneda võib-olla vaimselt või nagu laieneda ja avalduda kogu oma siis sellises naiselikkuses. No üldiselt ma pean ütlema jälle siin, et minu ladumised pigem on naistele, aga kui see jutt sind kõnetab ja kui sa oled mees, siis pööra kõik see jutt nagu mehelikkuse ja mehe vaatenurka, ütleme nii. Aga paneme veel sulle. Ja siin on karikate 4. Tegelikult see jäi mulle kaardipaki all silma enne. Ja kaardipaki all jääb ka sellesse mõõkade 3. Et ikkagi see nagu, siin on kuidagi mingit paigal seismist või nagu, ei tea, kas elu ei ole piisavalt põnev või see ei ole avatud igasugustele võimalustele. Jällegi siin on, et tal on need 3 karikat ja siin on tal 2 karikat. Et siin temal on mure sellepärast, et tal need karikad on nagu maha kukkunud. Et justkui ei ole piisavalt seda emotsionaalset nagu rõõmu või elurõõmu, et ei ole nagu elule avatud ja see on ka jällegi see karikate kuninganna, et kelle süda tegelikult on hästi avatud ja ta on väga hea tajuja. Ja siin ongi jällegi see, et nagu see igavus ja ei lähe võib-olla asjadega kaasa, ei käi võib-olla nii palju mingeid põnevaid asju tegemas iseenda jaoks, just iseenda jaoks, et võib-olla sa isegi teed mingeid asju, aga need ei täida sind, need ei täida nagu sinu hinge ja sinu südant, et sul on vaja nagu rohkem teha midagi, mis päriselt su hinge nagu täidab, mis sul päriselt rõõmu toob, mis päriselt selle karika täidabki nagu rõõmu ja armastuse ja kire ja kõige sellega. Aga siin on see karikas on nii kinni ja selle mingi jamaga, et ei saagi nagu neid karikaid kuidagi täita, et selline plokk on ees, ise saad võib-olla kinni pannud just selle samaga, et sa ei viitsi mingeid asju teha, ei viitsi käia võib-olla kuskil või siis ma ei tea, sa tunned, et sa oled mingis olukorras kinni, et sa ei saagi teha mingeid asju, eks oleneb inimesest, kes seda vaatab. Mõne jaoks on mingid välised blokeeringud, mõne jaoks on lihtsalt see igavus, see sisemine igavus. Aga mis siis see lahendus siin oleks? See ei hüppanud välja. Armastajate kaart, aga see ei hüppanud välja. No põhimõtteliselt ikkagi see nii-öelda armastus elu suhtes, teha rohkem armastavaid valikuid iseenda jaoks, et mis sinust seda kirge tekitab, mis aitaks sul seda oma südame karikat täita, oma seda emotsionaalset karikat nagu täita. Eks siin on iseenda nagu see vastutus iseenda heaolu eest, iseenda rõõmu eest ja selles osas, et sina pead selle karika endal täitma. Mitte vaatama aknast välja, ootama, et keegi sulle veel karikaid toob või et keegi need karikad sul siin püsti tõstaks ja ära täidaks. Aga ma segan veel, kas tuleb siit soovitus sulle. Siit tuli kohe palju kaarte. Ja
üks on karikate 10 ja üks on siis narrikaart, kes on siis nagu selline hüpe tundmatusse. Ja siin on selline nagu pereõnn ja pikaajaline õnn ja koosolemise rõõm teistest inimestest, rõõm teistega koos olemisest, hingeline rõõm ja samas ka selline pea ees vette hüppamine, mitte mõtlemine, mitte ootamine, et midagi läheks paremaks, et sulle kukuks nüüd suur õnn sülle ja täidaks kõik su karikad a la, et sulle tuleks ütleme nii, et lotovõit ja siis sa võid töölt ära tulla ja siis sa võid minna ja teha, mida iganes sa tahad. Siin sulle öeldakse, et sina ise lood oma õnne. Sinul on vaja nüüd keskenduda, ütleme nii, et siis oma lähedastele ja näha seal siis seda õnne ja rõõmu kõigepealt. Ja siis täituda nagu lihtsalt elust, lihtsalt sellest, et sa oled elus, ütleme nii. Jällegi väga lihtne öelda ja väga lihtne sõnum on ju. Siit tuleb ikkagi välja see, et elurõõm tuleb siis, kui sa teed midagi, mis sulle seda elurõõmu valmistab ja kui sa tunned rõõmu sellest, mis sul olemas on, sinu pere ja lähedased, armsamad, et sul on söök laual ja ikkagi jällegi, et see tänulikkus on ju, et mul on need 2 karikat olemas, mul on need 4 karikat olemas, ma ei pea praegu rohkem ootama. Ma ise pean looma endale need 10 karikat ja nendest rõõmu tundma. Mul on, ütleme nii, et mul on elekter, mul on tuli olemas, mul on vesi olemas ja mul on võimalus minna, ma ei tea, nädalavahetusel või õhtul kuskile lihtsalt välja. Jah, ma ei viitsi seda teha, aga mul on võimalus ja kui ma ei ole õnnelik, siis see on lihtsalt sellepärast, et ma ei teinud valikut minna õue seiklema, ma ei teinud valikut minna mingile, ma ei tea, kursusele, mingit ettevõtmist ette võtta, mingit seiklust ette võtta, midagi minna uurima, iseennast minna avastama, maailma minna avastama, teha mingeid sisemisi rännakuid, mis iganes see sinu jaoks võiks olla. Et ikkagi jälle ma tahan nüüd öelda seda, nagu kunagi ühes ladumises oli, et sa lähed siin nagu lihtsalt kopitama ja jääd haigeks kodus või võib-olla sa oled väga liikuv, aga sa teed asju, mis sind ei täida. Isegi kui sa ütleme, et käid tööl, viid lapsed trenni ja siis, ma ei tea, teed perele süüa või sa oled hommikust õhtuni tööl ja siis sa jõuad ainult magada ja mis iganes see sinu jaoks on. Ülejäänud aeg sa ei täida iseenda karikat ja just seda sul ongi vaja teha. Leida neid tegevusi, mis seda karikat täidaks. Ja siin ongi sulle 2 soovitust, nagu ma juba ütlesin. See tänulikkus ja tänulikkus kõige eest, mis sul on ja märkamine, et tegelikult sul on palju rohkem, kui sa ise nagu ütleme, võib-olla igapäevaselt märkad. Sul on väga palju, sul on tegelikult 10 karikat olemas ja sul on võimalus need 10 nii-öelda karikat endale luua, ehk siis suur õnn endale luua ja ka siis nii-öelda seiklusi endale luua, sisemisi, välimisi, väiksemaid, suuremaid, kuidas iganes see võiks sinu jaoks välja näha. Et see on sinu jaoks võimalik, täiesti võimalik. Et kunagi ma kirjutasin ka endale 5 asja vist oli, aga mul tuleb ainult 4 meelde, et iga päev teha 4 asja. Mõelda, et mis minu kehale täna rõõmu valmistaks, mis minu hingele rõõmu valmistaks, mis minu vaimule rõõmu valmistaks ja mis ka minu mõistusele rõõmu valmistaks näiteks täna. Aga sa võid ka seda laiendada näiteks nädala peale, kui sa ei suuda iga päev neid asju teha. Noh, näiteks kehale, lihtsalt minna jalutama näiteks või puhata või vanni minna või spaasse, mis iganes. Näiteks hingele, mida sulle väga meeldib teha, mida sulle nii-öelda armastad teha, ma ei tea, võib-olla see võib sinu jaoks olla söögi tegemine, näiteks sulle väga meeldib süüa teha või sulle väga meeldib maalida või sulle väga meeldib laulda, näiteks selline asi, mis sind nagu hingelt või südamelt täidab.
või sellist nagu sisemist sügavat rõõmu sulle valmistab. Ja vaimule näiteks, noh, mina mõtlen näiteks mediteerimine, aga see on ka kõigele muule tegelikult, ka kehale ja niimoodi. Ja mõistusele, no mõistus, ma ei tea, tahab võib-olla lihtsalt scrollida natukene telefonis, vaadata erinevaid videosid või mingit filmi vaadata või mõtiskleda millegi üle. Et mis iganes see on, et saab teha selliseid asju, et hea oleks need asjad endale kirja panna ja iga päev või siis iga nädal vaadata, et mida ma saan siis teha, no kas või 3, et kehale, hingele, südamele ja näiteks mõistusele, on ju. Et kui neid juba saab sinna oma ellu ja režiimi sisse kuidagi lisada, siis juba sul saabki nagu parem hakata. Vähemalt ma pakkusin mingi variandi, et siin on vaja ennast kuidagi rohkem tegevuses hoida, aga just sellises hingestatud tegevuses või mõtestatud tegevuses, mis sulle sügavat rahulolu pakub. Vot nii, ja siis seekord tuli selline sõnum ja no hea küll, hästi, kui sa veel vaatad, siis ma ühe asja mainin veel ära siin, et mündiviis on ikkagi originaalis nii-öelda on see nii-öelda vaesusmentaliteet, et võib ka olla mõne kellegi jaoks, kellel ei ole siis võib-olla neid füüsilisi vaevusi, et võib olla see liigne materiaalsusele keskendumine või mure raha pärast või liigne siis tööle keskendumine või raha ümber tiirlev kõik, et ei saa asju teha, sest liiga vähe raha on, aga sa saad minna välja seiklema. Nii, nüüd on kõik. Ja loodetavasti siis said siit midagi ja tšau jälle.